praegu nagu ei ole võib-olla nagu kõige paremini läinud. Ma ei tea, kas sul on olnud kunagi sellist tunnet, et nädalad justkui lihtsalt kaovad kuskile, kuud kaovad kuskile. Sa käid tööl, tuled koju, scrollid veits, vaatad mingit sarja ja siis järsku lihtsalt ongi nagu mingi august käes. Me tarbime teiste inimeste elu nii palju, et me unustame enda elu elada. Võib-olla ka selline kiire dopamiini saamise võimalus on see hirm üksinduse ees, mis paneb sind tahtma kogu aeg midagi tarbida. Mis see päris elu elamine üldse tähendab? Et tegelikult sel ajal mina ei mõtle absoluutselt mingisuguseid bungee hüppeid või ma ei tea, et mitte keegi ei tule ja ei anna sulle tagasi neid scrollitud õhtuid või suvesid ja ei ela sinu eest. Ütle lihtsalt rohkem jah. Tee iga nädal midagi, mida sa mäletad 6 aja pärast. Hei, sa kuulad Kirstardil podcasti ja meil on täna eriepisood. Kui sa vaatad videokujul, siis sa näed, et ma istun jälle oma diivanil. Ja teate, ma mõtlesin, et ma võib-olla nende eriepisoodide jaoks teengi endale siukse natuke mugavama, mõnusama olemise just siin samas enda kodudiivani peal. Et meil on siuke chill vibes ja ongi lihtsalt mingisugune jutuvoog, mis minust välja tuleb. Ja nagu ikka, siis ma kõigepealt räägin natuke, kuidas mul vahepeal läinud on. Ja siis liigume juba põhiteema juurde. Kui sina seda vaatad, siis oh my god, meil on käes juuni. See suvi ongi lõpuks kätte jõudnud. Ma ei tea, ma ütlen ausalt, minul oli küll vahepeal siis, kui oli, ma ei tea, jaanuar, veebruar, see paks lumekiht oli maas. Ma mõtlesin, et kas üldse on olemas siuke asi nagu suvi? See tundus nagu mingisugune kauge unistus, väga kauge unistus. Ja nüüd see on siin. No, mina salvestan seda ette ja salvestan ette selle tõttu, et ma ju lähen Horvaatiasse puhkusele kohe-kohe. Ja tegelikult, kui teie seda vaatate, siis ma olen juba Horvaatiast tagasi, aga eks ma siis saan teiega järgmises episoodis jagada, et kuidas mu see üksinda nädalane reis läks. Aga pean ütlema, et praegu nagu ei ole võib-olla nagu kõige paremini läinud. Või oleneb, et mida nagu, kuidas defineerida seda hästi minemist, aga ma ütleks nagu sisemiselt ei ole kõige paremini läinud. Et ma olengi siin viimase 2 nädala jooksul tundnud nagu sellist suurt survet, et kuna see puhkus tuleb ja ma tahaksin seal puhkusel päriselt puhata ja mitte tööd teha, et siis tuleb enne seda kõik asjad tehtud saada. Ja siis mul on nagu kukil mingisugused suuremad projektid või üks suurem projekt ja üks siuke ebamugav tööülesanne, mis vajab lihtsalt nagu ära tegemist. Ja need on nagu mahu poolest siuksed nagu suuremad asjad ja need istuvad mul kogu aeg kuklas. Ja millegipärast ma neid nagu ära ka ei tee, sest et need tunduvad nii suured asjad. Ja siis need lihtsalt tiksuvad seal, siis ma vahepeal natukene midagi nokitsen, et mul oleks vähemalt tunne, et ma olen nagu midagigi ära teinud. Aga siis samal ajal ma tunnen, et ma nagu kogu aeg juba nagu sörgin või jooksen, et sammu pidada kõikide nende tööülesannetega, mis mul nagunii on regulaarsed, asjad, mis lihtsalt peavad tehtud saama, et seal ei ole nagu mingisugust teist variantigi. Et mul on mingid kohustused, mis ma olen endale võtnud ise, pluss siis ka kokkulepped ettevõtetega on ju. Et need, mis ma olen ise võtnud, ongi see, et iga nädal tuleb mul vlog välja ja iga nädal tuleb podcasti episood välja. Ja need on nagu asjad, milles ma ei taha mingid järeleandmisi teha, kuna ma olen selle elu nii korraldanud, et ma olen nagu, vloge ma ei ole lubanud, aga mulle väga meeldib see, kui inimesed teavad, mida oodata on ju. Ehk siis need on sellised kohustused, mis lihtsalt peab tehtud saama. Ja siis jah, nagu ma ütlesin, lisaks on mingid koostööprojektid on ju, mis on nagu tähtajalised ja mis peavad tehtud saama. Ja siis kõige selle keskel mul nagu viimased, ma ei tea, ütleme võib-olla kõige tugevamalt ma olen tundnud viimased nädal aega sellist tunnet, et nagu ma ei taha mitte midagi teha. Ma ei taha lihtsalt, minus ei ole nagu energiat, minus ei ole seda
no ma ei tea, motivatsioon isegi, kas see on nagu õige sõna, sest et ühesõnaga energiat ei ole ja kuidagi seda tahet ei ole, kuigi ma teadvustan endale, et kõik need asjad on tegelikult asjad, mis mulle meeldib teha. Mulle väga meeldib seda podcast'i teha, mulle väga meeldib vlog'e teha, mulle meeldib suhelda oma kogukonnaga. Mulle meeldivad need koostööd, mis ma olen valinud, ega ma mingisuguseid suvalisi ei ole ju võtnud, aga lihtsalt ma tunnen, et ma olen väsinud. Et mul on ka ise ma endale panen nagu suurt survet ja siis ma olen lihtsalt nagu väsinud sellest survest, sellest pidevast nagu jooksmisest justkui. Ja ma tahaks siis nagu jalad seinale visata ja mitte midagi teha, aga täiskasvanud täiskasvanud inimese elu ei käi niimoodi. Ja paratamatult peab asju tegema ja siis ma teen neid asju niimoodi, et ma nagu surun, hambad ristis surun ja see on nii vastik, sest et kindlasti teist paljud suudavad samastuda selle tundega, kui sa ei taha midagi teha ja sa ikkagi teed, siis see võtab sinust veel 10 korda rohkem energiat ja mul juba ei ole seda energiat. Ja siis nagu, kui seal taustal see, et ma ikkagi, ma ei tea, elan üle nagu mingit südamevalu, lahkuminekust ja nagu ma lihtsalt kuidagi nagu hästi raske energia. Siga, ma ei tea, tahaks nutta nagu vahepeal ja vahepeal nutan ka. Ja siis nagu samal ajal ma teadvustan endale seda, et ma tegelikult ju olen ise selle kõik valinud, ma armastan oma elu, oma tööd. Ja siis on vahepeal nagu süümekad, et ma üldse niimoodi tunnen. Igatahes, okei, ma arvan, et ma olen juba liiga pikalt räntinud. Sellised tunded on mind valdanud. Ma ei tea, kuidas see käänates on. Igatahes ma loodan, et see puhkus aitab. Ma loodan, et suvi aitab, sest et suvel ma võtan ka podcast'ist puhkuse. Ja ma loodan, et ma saan ennast kuidagi laadida ja et see energia läheb paremaks. No kindlasti läheb. Et kuidagi lihtsalt tuleb see praegune aeg nagu läbi elada. Aga asi, mille pärast ma olen väga elevil, täpselt ennem minu Horvaatiasse lendu on mul selline girly weekend oma 2 sõbrannaga ja me võtsime Tartusse endale korteri ja loodetavasti on ilma ka, aga tead, isegi kui seda ilma ei ole, siis meil saab nagunii olema täiega lõbus ja mõnus, nii et ma olen väga-väga elevil selle nädalavahetuse pärast. Ja ma ei tea, soovitan teil ka kõigil panna paika mingid plaanid, bookida see mingi korter või mingisugune nunnu majake kuskil ja lihtsalt sõpradega teha need plaanid ja aega veeta koos, et ma arvan, et see on nagu mega nagu hinge täitav. Et kui ongi, võib-olla sa tunned sarnaselt minule, et on stress kuidagi laes ja tööd on palju ja vot siis on see koht, kus peab tegema mingid toredad plaanid, muidu sa upud täiesti ära sinna nagu negatiivsusesse ja jah, et sina ise oled see, kes saab endale midagi sellist teha, mida on oodata. Minu arust see annab elule nii palju juurde, kui sul on mingid ägedad asjad, mida oodata. On see siis mingi kontsert, sõpradega aja veetmine, mingi lihtsalt vaba päev, kus sa ei pea mitte midagi tegema näiteks. Nii et tee need plaanid. Aga liigume tänase põhiteema juurde ja ma tegelikult ei teagi, kuidas ma selle veel sõnastan või mis see pealkiri saab olema, teie juba teate. Aga see algne mõttetera, mis mu peas kujunes, see tegelikult sai alguse iroonilisel kombel TikTokist. Aga midagi sellist, et päriselt elu elamine versus passiivne elamine. Aga ma arvan, et ma saan seda kuidagi paremini sõnastada. Võib-olla teadlikult elamine versus autopiloodi peal elamine või siis päriselt kohal olemine versus lihtsalt aja täitmine. Midagi sellist. Ma arvan, et sa saad juba vaikselt nagu sellest mõttest aru, mida ma tahan edasi anda. Aga ma ei tea, kas sul on olnud kunagi sellist tunnet, et nädalad justkui lihtsalt kaovad kuskile, kuud kaovad kuskile. Sa käid tööl, tuled koju, scrollid veits, vaatad mingit sarja
ja siis järsku lihtsalt ongi nagu mingi august käes. Või järsku ongi mingi 5 kuud mööda läinud. Ehk siis selle passiivse elamise all mõtlengi seda, kui me rohkem tarbime mingit sisu, teiste inimeste elu, võib-olla mingit meelelahutust, kui et me ise kogeme, loome, teeme. Et ma arvan, et see passiivse elu elamine nii-öelda tulebki siis, kui me ei vali teadlikult, mis iganes põhjusel siis, et sa lihtsalt nagu triivid oma elus, lihtsalt lased nagu hoovustel ennast kuskile viia ja lähed nendega kaasa siis. Ja miks ma võib-olla nimetan seda scrollimist või meelelahutuslikku sisu tarbimist nagu passiivseks elamiseks, on see, et üldiselt sellised hetked ei anna meile just kuigi palju juurde või ma mõtlen ka mälestuste mõttes, et sa ei mäleta enda mingid õhtud, kus sa diivanil istusid ja telefonis scrollisid. Või vaevalt, et sulle jääb eredalt meelde õhtu, kus sa binge-watchisid Friends'e näiteks. Et see on küll lõõgastuse viis ja sellel võib täiesti olla nagu oma koht elus. See võib olla mingitel ajahetkedel väga vajalik, aga kui seda liiga palju teha, siis ma arvan, et see võtab nagu elust vähemaks selliseid vajalikke, olulisi päris elu momente. Et võib-olla nagu kokkuvõtlikult, mis ma tahan öelda, on see, et me tarbime teiste inimeste elu nii palju, et me unustame enda elu elada. Ja ma arvan, et on nagu oluline vaadata ikkagi otsa ka sellele, et miks me valime oma aega nii veeta. Ma räägin nagu meie vormis sellepärast, et absoluutselt teen seda mina vahepeal ja ma usun, et te kõik saate mingil määral vast nagu samastuda sellega. Et mingitel ajahetkedel elus see aeg nagu lihtsalt kaob kuskile, sest et sa tarbid mingit sorti sisu. Aga ma arvan, et üks suur põhjus võib olla väsimus, et sa oledki oma sellest päevatööst ja mingitest, kes teab, mis toimetustest veel, oledki juba lihtsalt nii väsinud, et see hetk, kui sa jõuad koju, see ongi nagu see hetk, kus sa nagu tahad lihtsalt olla. Sa ei taha, et keegi sinust midagi nõuaks, ootaks, sa tahad lihtsalt olla. Et ongi võib-olla liiga palju koormust muudes eluvaldkondades, mis viib selleni ja võib-olla ka selline mugavus, et sa oled kuidagi harjunud mingisuguse rütmi ja viisiga, kuidas elu on, see on mugav, see ei nõua sult midagi, sa juba tead, kuidas see asi käib, sa lähed koju, võtad telefoni ja ongi kõik hästi mugav. Võib-olla ka selline kiire dopamiini saamise võimalus on see, et eriti ma ütleme, TikToki scrollimine on ju, et üks video ei meeldi, võtad järgmise, see pakub mingit emotsiooni, kas siis saad naerda või ma ei tea, kaasa elada või mis iganes emotsiooni see pakub, on ju, et siukse kiire emotsionaalse laengu saad sealt. Või võib-olla kui oma lemmiksarja vaatad, see ka lihtsalt pakub nagu kiirelt sellist nagu õnne või heaolu tunnet. Ja mis veel, võib-olla kui sa elad üksinda ja veedad niimoodi oma aega, et siis on hirm üksinduse ees, mis paneb sind tahtma kogu aeg midagi tarbida, et sa ei taha üksinda oma mõtetega olla ja siis on hästi lihtne kogu aeg kas mingi podcast panna käima, midagi telekast vaadata, midagi scrollida. Et ka see võib olla. Või siis hirm uute asjade ees või midagi nagu päriselt ette võtta. Et võib-olla sa kardad juba ette, et kui sa, ma ei tea, tahad mingi sõbraga kokku saada, tal pole kindlasti aega, ta ei saa kindlasti või äkki ta ei tahagi muga kokku saada või uute asjade proovimisega, äkki ma ei ole selles hea või äkki mulle ei meeldigi see ja siis jällegi nagu langed sinna oma mugavusse, kus sa teed seda, mis sa juba tead ja pigem nagu jätadki need uued asjad ja proovimised
kas siis tulevikku või üldse viskad varna, seal on mõte. Et ma arvan, see selline erinevat sorti sisu tarbimine on paljudele selline emotsionaalne turvatsoon. Et see on siuke hea, mõnus, pehme, turvaline. Aga nagu ma enne mainisin, siis paraku sellised momendid meie elus ei ole eredad mälestused, millele kunagi soojalt tagasi vaadata. Võib-olla on mingisuguseid erandeid, mille peale ma ei tule praegu, aga üleüldiselt, kui ma mõtlen, siis vaevalt, et sa 20 aasta pärast vaatad tagasi sellele ajale, kus sa iga päev peale tööd kodus scrollisid nagu sellise heldimusega, et olid ikka ajad ja sai ikka tehtud. Ehk siis ma tahaksin kõiki ärgitada elama rohkem päriselu ja vähem seda passiivset elu. Ja seda kõike räägin ma iseendale täpselt sama palju, kui ma teile seda räägin. Et absoluutselt ma ei ole mingisugune, ma ei tea, guru. Et ise samamoodi, eriti nii kui on stressirohkem aeg, raskem aeg, millest ma tegelikult just siin episoodi alguses ka rääkisin, siiski kipub veel eriti tulema see tahtmine, et tead, ma ei taha mitte midagi teha, ma tahan teki sees lihtsalt scrollida. Et ja tahaks nagu siuksesse oma kookonisse ära tõmmata. Aga see ei ole tegelikult lahendus. Ja ma arvan, et see ei too pikas perspektiivis seda rahulolu, mis see võib-olla hetkes tundub toovat. Ehk siis räägiks natuke sellest, et mis see päris elu elamine üldse tähendab. Et tegelikult selle all mina ei mõtle absoluutselt mingisuguseid bungee hüppeid või ma ei tea, isegi mingit maratoni jooksmist ma ei mõtle selle all. Ma arvan, see algab hoopis palju väiksematest hetkedest. Näiteks saad spontaanselt sõbraga kokku, lähete teete mingi jalutustiiru või kas või helistad spontaanselt mõnele sõbrale, kellega võib-olla ei ole mõnda aega rääkinud, räägid paar sõna, äkki lepid kohtumisegi kokku. Et ma arvan, see juba pakub palju rohkem tegelikult meile kui mingisugune YouTube'i video vaatamine. Võib-olla lähed kontserdile või lähed ilusat päikseloojangut mere äärde nautima või teed hoopis oma kallimaga mingi toreda pikniku kuskil looduses või lähed proovid midagi uut. Ma ei tea, lähed hobusega ratsutama või mis kellegi jaoks uus on, lähed proovid surfamist või lähed supitama või teed väikse road tripi kuskile, kus sa pole kunagi varem käinud. See absoluutselt saab olla täiesti Eesti piires. Kui suuremalt mõelda, bookid mingi reisi, mida sa oled alati tahtnud teha, kui see on võimalik. Või äkki tuled hoopis oma mugavustsoonist täiesti välja, lähed üksinda kuskile üritusele, mingile peole, ma ei tea, lähed üksinda, istud kuskil baaris. Ma mõtlen just neid asju võib-olla siis, kui sa otsid ka uusi tutvusi või kes teab kaaslast võib-olla. Et siis panna ennast nagu sellistesse ebamugavatesse olukordadesse, kus sa kinda pead kellegagi nagu rääkima. Või sa ei pea mitte kunagi. Mis veel, ma mõtlen just nagu suvega seotud asju ka, kuna meil praegu on nagu suvi algamas, et ma ei tea, lähed jalgrattaga sõitma, lähed telkima. Neid võimalusi ju tegelikult on nii palju ja ma arvan, et tegelikult, mis võiks igat inimest ka aidata, on teha mingisugune bucket list. Kas või 5 asja, miks mitte. Ja kui teha rohkemate asjadega, näiteks 10 asja bucket listis, siis pane sinna hulka ka mingisuguseid nagu kergemaid, realistlikumaid asju ja siis mõned sellised võib-olla suuremad asjad. Et kuna on ju arusaadav, et inimesed käivadki tööl, ongi väsinud vahepeal, et siis ma arvan, nagu on hea, kui sul on selline erinev kompott nendest päriselu asjadest ja need kõik ei pea olema mingisugused hiigelsuured asjad. Nagu ma ütlesin, et võib-olla mõnikord peale väsitavat tööpäeva piisabki sellest, kui sa kas või lähed teed 40-minutilise väikse jalutuskäigu ja see on ka juba rohkem päriselu elamine kui scrollimine.
sa ikkagi koged midagi ja sa teed oma kehale head, oma vaimule head, sest et kui palju teeb see scrollimine või sarja pinsimine meie vaimule head. See on niisugune väga küsitav, on ju. Et nagu ma ütlesin, mingites hetkedes sellel on oma koht, aga niimoodi järjepidevalt ma arvan, et see teeb rohkem kahju kui kasu. Ja ma arvan, et siin on sihuke reaalsuskontrolli koht. Et mitte keegi ei tule ja ei anna sulle tagasi neid scrollitud õhtuid või suvesid ja ei ela sinu eest. Et mitte keegi teine ei saa seda teha, ainult sina saad need ohjad enda kätte võtta ja enda ellu tuua rohkem neid päriselu momente. Et paraku me igaüks vastutame ise oma elu eest. Aga ma mõtlesin, et ma proovin võib-olla ka sihukese praktilisema nurga alt natukene vaadata seda, et ütleme, sa nüüd tahad seda muutust enda ellu tuua, sa mõistad, et võib-olla tõesti on natuke liiga palju seda scrollimist ja vahtimist. Et aga kuidas nüüd kust siis alustada või kuidas käib siis see päriselu elamine nüüd. Et ma arvan, üks suur asi, et ära võta seda telefoni kohe peale tööd kätte. Jõuad töölt koju, ära tee seda mugavuse sammu, kus sa võtad selle telefoni, sest et seal on suur võimalus, et sa langed sinna mugavusse nii ära, et siis sa jääd tundideks sinna telefoni. Ehk siis ära võta seda telefoni ja mõtle koheselt, mis on mingi üks asi, mida sa saaksid täna teha scrollimise asemel. Ja ma arvan, mis veel aitab, kui sul on vähegi võimalust selleks, siis ütle rohkem jah erinevatele kutsetele. Kui sul on sõpru või pereliikmeid, kes sind kuskile kutsuvad, tahavad sind kaasata millessegi, siis ütle lihtsalt rohkem jah. Siis võib-olla üks mõte, mis saab sind veel aidata, et tulla sealt autopiloodilt ära, on see, et tee iga nädal midagi, mida sa mäletad 6 aja pärast. Et see on minu arust siuke päris hea retsept selleks, et sa ikkagi iganädalaselt midagi erilisemat teeksid. Et jah, mõtle sellest perspektiivist, mida sa mäletaksid ka 6 aja pärast. Ja siis kuna ma olen siin väga palju rääkinud sellest tarbimisest, sisu tarbimisest on ju, siis selle vastand on ju millegi loomine. See on nüüd väga lai. Esmased mõtted, mis mul tulevad, on võib-olla sellised loomingulised, ma mõtlen midagi maalida. Isegi kui sa mõtled oma peas, ma ei oska ju, kunst ei ole üldse minu teema. Ma arvan, see võib olla ikkagi niivõrd vabastav. Ostagi Pepkost soodsa raha eest, see mingi lõuend, mingid värvid. Sa ei pea sinna üldse palju raha alla panema. Ja lihtsalt proovida midagigi plätserdada, võib-olla mingi äge värvikombinatsioon, lihtsalt, et sa saaksid oma käega midagi teha. Et selleks sa ei pea seda kuskil näitama, seda kunstiteost, sa ei pea kuskile muuseumisse ülesse minema, on ju. Et see on lihtsalt iseenda jaoks ja siis see ei peagi ju tulema mingisugune eriline kunstiteos, vaid see on lihtsalt äge tegevus ja midagi teistsugust. Aga tegelikult selle millegi loomise all ma ei mõtle ka ainult sellist sorti loomingut, et inimestel on ju nii palju erinevaid huvisid, hobisid. Äkki kui sa oskad mingit pilli mängida, mõtle mingisugune muusikapala välja, ma ei tea, see on nüüd minu mugavustsoonist täiesti väljas, ma ei tea sellest maailmast mitte midagi, on ju. Või ma tean, et tegelikult on nii palju inimesi, kes on öelnud, et kui tuleb kuidagi jutuks, et mulle tegelikult mingi põhikoolis või gümnaasiumis nii meeldis mingisuguseid lugusid kirjutada ja et ma olin tegelikult kirjutamises päris hea, aga kuidagi igapäevaelus ei rakenda seda, siis võtage see hetk ja kirjuta mingi lühilugu või mingisugune muinasjutt või ükskõik, mis sind kõnetab, luuletus või tegelikult ju loomise alla läheb ka, ma ei tea, tee mingisugune YouTube'i video millestki, mida sa oskad. Tegelikult sa ei pea seda üldse YouTube'i panema, sa võid selle iseenda jaoks mingi video teha.
et see on ju ka loominguline protsess. Ja variante on ju veel nii palju, lillepärgade tegemine, ma ei tea, lillekimbu tegemine, kas või ostadki poest või kuskilt kokku erinevaid lilli ja paned kokku ise mingi ägeda kimbu, on ju, või noh, kokkad midagi, see on ka ju loomine, absoluutselt, võtad mingi uue retsepti ette, mitte lihtsalt, et noh, tead, ma pean midagi peale tööpäeva siin sööma, midagi tuleb kõhtu saada, ma siis teen oma mingi tavaka autopiloodi asja ära, on ju, vaid just see, et sa võtad selle hetke, et teha midagi nagu natuke teistsugust, midagi, mis ei kuulu sinu igapäevaelu rutiini. Variante on tegelikult ilmselt nii palju veel, mille peale ma isegi praegu ei tule. Siis, nagu ma ennem mainisin, jällegi see nagu toob siia juurde selle mugavustsoonist välja minemise elemendi, et see, et mine üksinda kuskile. Tihti inimesi minu arust takistab erinevate asjade tegemisel või ka reisimisel see, et mul ei ole kellegagi minna või keegi ei saa praegu minuga tulla sinna või keegi ei saa praegu teha seda. Aga mis siis? Tee üksinda, vaata, nagu selles suhtes midagi ju ei juhtu. Sinuga ei juhtu mitte midagi ka siis, kui sa lähed ja teed üksinda selle asja ja sulle ei meeldi. Nii, said teada, et sulle ei meeldi. Või teine võimalus, sa võid teada saada, et see on tegelikult ka täiesti reaalne variant asju üksinda teha, see võib olla väga meeldiv ja see võib anda sulle julgust juurde elus üldse rohkem asju üksinda teha, ilma et sa peaksid kellegi peale lootma, kedagi teist ootama. Et minu arust see annab nagu ka nii palju, mis sõna see on, mitte võimu juurde, aga nagu sellist kergust ja vabadust ellu juurde, kui sa tead, et sa saad ise asju teha. Ehk siis proovi võib-olla seda. Ja nüüd natuke nagu vastandlik sellele, aga samamoodi, mis kindlasti aitab sul nagu päriselt elu elada, saa sõpradega kokku, kutsu inimesed kokku, kutsu inimesed endale külla. Ma siin mõned episoodid tagasi rääkisin, kuidas mina lihtsalt eksprompt kirjutasin oma sinna sünna chati, seal on mul kõik sõbrannad koos. Ütlesin, kuulge, kes on see nädal neljapäeval vaba, ootan teid külla, pakun süüa, teeme aperole, mingi sihuke. Viska õhku lihtsalt. Ja sa ei pea seda isegi võtma nagu mingisugust mega suurt kohustust või et nagu mingi, issand, siis ma pean ju nii palju organiseerima ja korraldama. Ei, sa võid ju selle vabalt teha nii, et sa sõnastad ette ära nagu kõik selle, mis asi see on. Ütledki, et teate, mul nagu super palju energiat ei ole, et nagu midagi hullult korraldada ja organiseerida, aga ma nii väga tahaks teid näha. Ehk siis, tulge minu juurde kokku reede õhtul, igaüks võtke kaasa mingi snäkk või võime kokku leppida, kes mingi toidu teeb ja kaasa võtab. Ja siis tuleme kokku ja veedame mõnusalt aega. Jutustame ja viime oma eludega üksteist kurssi ja midagi sellist vaata, et see ei pea isegi olema mingisugune ülimalt välja mõeldud plaan. See võib olla see, et sa lihtsalt nagu viskad midagi õhku. Ja sellest võib tulla nagu nii tore õhtu lihtsalt. Ja kindlasti, mis on minu enda jaoks väga oluline asi, mida ma järgin, on see, et kui ma olen kellegagi koos, siis ma telefonis ei passi. Jah, kui on midagi erakorralist, okei, aga üldiselt me jõuame seal telefonis olla küll ja veel siis, kui me ei ole koos oma sõpradega. Ehk siis pane see telefon ära. Kusjuures huvitav asi, millele ma olen mõelnud. Ma olen viimasel ajal näinud sotsiaalmeedias, et räägitakse sellest nagu punasest lipust, kui sa saad kellegagi kokku ja sa paned oma telefoni nagu ekraan allapool, paned niimoodi nagu laua peale või kuskile eemale. Ja ma nagu saan aru vist, mis mõttes seal seda mõeldud on, aga ma ei näe seda üldiselt, kui just ei ole nagu mingisuguseks kahtluseks põhjust. Ma ei näe seda üldse kui imelikku asja ja ma teen seda kogu aeg ja ma ei pea ennast punaseks lipuks. Miks mina panen selle ekraan allapool telefoni niimoodi kõrvale? Sellepärast, et ma ei taha kogu aeg, et see ekraan läheks jälle heledaks, jälle mingi notification tuleb. Teine variant on notification'id kõik välja panna, aga siis ma kardan, et ma pärast unustan need sisse panna ja
Ühesõnaga, ma seda ei ole teinud, vaid lihtsalt ma panen selle telefoni nii, et ma ei näe neid notification'id, siis ta ei häiri mind. Mul ei tule kogu aeg, nagu see on ju siuke segav faktor, kui ma kogu aeg näen, et jälle see ekraan läheb jälle nagu põlema, midagi jälle toimub seal. Sul ju tekib, äkki on midagi olulist, äkki ma peaksin vaatama. Enamasti seal ei ole midagi nii olulist. Ehk siis sellepärast ma panen selle ekraani allapoole, aga nüüd ma olen jah näinud, et see on nagu punane lipp, aga mulle tundub, et see on vist rohkem nagu mingi, ma ei tea, suhete kontekstis, et kui su paariline nagu varjab oma telefoni sinu eest või kui su date varjab oma telefoni. Kuigi ma ei tea jah, ma ei ole nagu sellest vaatenurgast mõelnud. Ma ise nagu kujutan ette, et isegi kui ma date'ile läheks, ma paneks ka selle telefoni nii ja üldse mitte sellepärast, et mul mingisugused mehed kirjutavad. Vaid just sellepärast, et nagu mul eriti, mul ikka väga tihti midagi toimub seal telefonis. Aga see ei tähenda, et ma peaksin kogu aeg seda telefoni vaatama. Igatahes täiesti random nagu suvaline kõrvaline teema. Ja üks mõte, mis mulle endale väga meeldib ja mis mind kõnetab, on see, et planeeri elu ja mitte ainult kohustusi. Sest me kipume tihti, ma ei tea, planeerima, kalendrisse kirja panema ainult neid kohustusi. Millal peab mingi asi tehtud saama, millal on mingi tähtaeg, mingi tavaliselt siis tööülesande tähtaeg või mingisuguse ebamugava kohustuse tähtaeg. Aga ma arvan, et me peaksime planeerima rohkem ka neid meeldivaid eluasju. Planeerimagi, eriti kui sul on veel siuksed sõbrad, kellega on hästi raske leida seda ühist kokkusaamisaega, siis tead, miks mitte planeerida kohe mingi mitu kokkusaamist ette ära. Tead, paneme 1 juulisse, 1 augustisse, lepime kohe kuupäeva kokku, siis on see kirjas. Ja planeerida ka endale neid selles suhtes puhkepäevi, kus sa võib-olla ei peagi mitte midagi tegema. Saadki lugeleda, raamatut lugeda, võib-olla ka natukene scrollida, aga jah, põhiliselt ma mõtlengi just, et ka siis neid päris elu asju planeerida. Sõbrannaga kohvikusse minemist. Võib-olla õhtud, kus sul ongi aega, et minna, ma ei tea, jalgrattaga sõitma, teha üks pikem jalutustiir, minna mere äärde. Et selliseid asju ka reaalselt planeerida, sest muidu see aeg lihtsalt jälle kuidagi nagu läheb mööda ja sa ei tea isegi, kuidas see mööda läks. Et mina ka seekord päriselt planeerin, see on rohkem siukene nagu kui sa käid palgatööl, siis see võib-olla ei resoneeru sinuga sellepärast, et sa pead nagunii endale puhkused kirja panema töö juures, on ju, aga mina kui ettevõtja, siis mul sellist asja ei ole, ehk siis ma nagu alles esimest korda nüüd sellel suvel siis planeerin puhkust lihtsalt niisama, ilma et mul oleks isegi mingi kindel plaan või reis. Ma olen lihtsalt Eestis ja ma planeerin endale 2 nädalat puhkust. Ja kogu selle episoodi mõte võib-olla oligi see, et mina isiklikult ei taha ärgata üles üks päev ja aru saada, et ma ei olegi tegelikult nagu eriti midagi teinud, ma ei ole midagi kogenud, ma olen lihtsalt nagu oma kuskil mugavustsoonis istunud, elanud läbi teiste inimeste läbi ekraani ja aeg on kuskil ära kadunud. Ja kuna mina seda ei taha, siis ma ütleks, et ma üldiselt olen nagu suht okei selles, et ikkagi planeerida siukseid päris elu asju, aga väike meeldetuletus ikkagi, et ei langeks sinna kuskile liiga mugavusse ära, eriti nüüd suve tulekul, võtta sellest maksimumi ja kogeda, elada, luua mälestusi. Selliseid mälestusi, mida sa jääd ikkagi ka aastate pärast meenutama, loodetavasti aastakümnete pärast. Ja ma arvan, selliseid asju tuleb teha ja selleks tuleb olla rohkem nagu kohal, et üldse jõuda selle arusaamani ja et ka siis olla kohal, kui sa päriselt neid asju teed ja koged. Et siis talletada kõike seda nagu enda sisse ja tunda seda päriselt ja sügavalt. Ehk siis ärme lükka seda elamist kuskile edasi, vaid hakkame elama kohe, täna ja praegu. Aitäh sulle, et sa kuulasid. Kuulame näeme järgmises episoodis. Tšau!